üks hommik mööda linna sõites miskit autopagassis kolises. Ma lihtsalt mõtlesin, no mis see oli siis? Ja siis asi muutus eriti vastikuks, sest mul oli täpselt tunne nagu mingi fucking keha vedeleks pagasnikus. Ja ega ma päris täpselt ka neid asju adu, sest eelmine päev oli ju toimunud mingi meeletu raju. Sellest pilti panna kokku oleks ehk küsida liiga palju, sest asjade meenutamisega näeb niigi palju vaeva mu vaevatud aju. Ma otsustasin, aitab, võtsin kõne. Hei Tom, nüüd räägi, mis eile toimus, kas midagi hullu, kas asi käärib? Ta vastas, kus kurat tean, haiglas ärkasin vooliks suus, ühte kätt ei ole ja täiesti vitus on puus. Ei saa ju olla, sa ega räägi, mis toimus, lõpeta see teadmatus. Mul liigi pea lõhub ja kellegi keha vist pagasnikus. No vittu sa ohid, mul veel rohkem kui sinul on halb. Igaks juhuks otsi läbi auto ja vaata, mis on su istme all. Püha müristus, seal tõesti Siik Sauer B226, salv tühi, savukott ja Tommi puus. Fuck, kust küll mu autosse sai see kärakas tuleraud? Telefonis vaid sahin, Tomboy vaikis kui haud. Igaks juhuks lenda madalamalt, vaeta kärul numbrid ära, hoia avalikust kohast eemale, ära liialt tõmble ja sära. Koju ära mine paar päeva, vähemalt unusta see tee, sest seal ebameeldiv üllatus võib sind oodata ees. Meid eile kindlasti paljud nägid, kui küljega niitsime puid, seepärast mul perse on needitud ja kipsis suurem osa luid. Oh fuck, see kõlab kõik tõesti kuidagi sitalt, mees. Mis siis juhtus eile? Räägi, kas olen ka sita sees? Kuule peal lõpetama, õde tuleb, siiber ähvardavalt püsti käes. Kuhu me oleme veel elus, astu läbi, peace ja näeb. Telefonis vaid kõlas see vastik kinnine toon. No kuidas siis nüüd möödunust pilti kokku ma loon? Läbi mõistuse häma oli siiski selge mu plaan. Selgitada välja see, pagasnikus lebab patsaan. Oh hei, mul ei meeldi kriminaalne sfäär. Kas siit nüüd algabki mu kuritegelik karjäär? Astusin autost välja, sel puudus parem külg. Maa hape veel kurgus ja nii vastikult külm. Sain seletust sellele, miks Tom on haiglas. Türade maa, no keegi öelge, kas siis sellest nüüd aitaks? Kuid oh hei, ees ootas närviproov karmim eal. Kes kurat see siis nüüd lebab pagasnikus seal? Tegin luugi lahti, mõtlesin, et kohe üles ütleb süsteem. Pagasnikus magav poomakas kõusi vaid karjus. Tee! Putsi kuul, sa oleks võinud ammu siia tulla, mis tuleb 3 tundi. Oot, tõmba eest ära. Vitturis, ma pidin ära sulle. Kao välja. Hallo? No mis toimub? Nii? Noh, töötad või? Kuulsin. No töötan, jah. Kuule, mis selle kuradi lauluga siis teeme? Oi, anna saada uuesti, kuule, ma käisin vahepeal ära meeninud. Vaatame kohe. No ma panin sulle, viskasin sinna aknasse. Ei, see läks persse midagi. See, ma rääkisin Pauliga, Paul pidi sinuga ka rääkima. No. Paul ütles, et ta teeb sinna mingi niisuguse nagu taustas ka mingi muutusena. Nii. Et niisugune priisikas, et äkki mingi teist moodi, et äkki see annab mingit ideed, vaata. Ta ütles, et ta... teeb selle enne valmis ja siis kuulab. Teeb äkki see annab jah mingit ideed niisugust, et mis võiks olla seda. Selge. Mingi niisugune vigur natukene, et pullim oleks. Kuule, aga vaatab siis äkki isegi jõuab nii, et mingi järgmine nädal juba äkki sisse lugeda. Ja. Kuule, aga selge. Siis vaatab, davai.